Tere, mina olen Roosa Angeelika ning käisin tööampsu läbi Go Work a Biti. Mõtlesin, et tahaks natuke lisaraha teenida ja siis kirjutasin Google'isse tööamps ning leidsin sellise lehe nagu Go Work a Bit. Lõin seal siis endale konto ning kandideerisin kohe 2-3 kohale. Siuksed lihtsamad, siuksed saalitöötajad või klienditeenindajad. Läksin ise ujuma ja siis 2-3 tunni pärast vaatasin, et mul sõnum saadetud, et palju õnne, et te olete nagu tööle valitud. Ma olin muidugi väga excited, et mis asja, et juba, et ma ju alles kandideerisin ja nii. Mind valiti siis Pepco sellisesse riiete kauplusesse, kus ma pidin panema riidid välja ja siis saali mingi siukest oma territooriumis jagati nagu inimeste vahel ära, siis seda seal haldama ja siis korras hoidma. Mu ülemus oli selline rõõmsameelne, et ta kogu aeg proovis aidata, aga samas ta nagu oli ka selline, et ta tahtis, et oleks kord ja et töö toimiks, töö liiguks, asjad liiguksid. Lisaks minule oli seal ka veel 5 Go Work a Biti kaudu tulnud naisterahvast. Nad kõik olid hästi positiivselt mõtestatud ja kõik sujus nii hästi, et mul tõesti oli terve päev väga tore olla ja tore töötada nagu sellises keskkonnas. Ja meid tõesti väga palju aitas ka juhendamine ja pidev see, et meil mõlema, et tihtipeale oli see, et mul oli, et ma tõesti ei tea, kuhu see asi käib, siis keegi tuli ja ikka teadis ja aitas ja see oli nagu hästi tore. Lisaks ma kindlasti hakkasin veel aru saama, kui oluline töö on tegelikult nendel töötajatel seal saalis. Nagu mina muidu mõtlesin, et mis seal ikka on, vaata, et lihtsalt passid ja vaatad, et kõik oleks hästi, et kõik asjad oleksid oma koha peal ja nii, aga kui sa ise seda tööd teed, siis sul on kogu aeg käed jalad tööd täis, sa pead kogu aeg panema asju ilusti õigesse kohtadesse. Sest me kahjuks paraku oleme sellised, et vaatame ei sobi ja viskame kõrvale. Aga siis nende töötajate töö ongi, et see kõrvale visatud ese tagasi panna ilusasti sinna, kus ta tegelikult käib. Ma pidin seal praktiseerima oma keeleoskust, eriti vene keeleoskust ja lisaks ma pidin olema selline rõõmsameelne, hea suhtleja ja lisaks ka vastupidav sellele koormusele, mis seal tegelikult oli ja mis seal selle 10 tunni jooksul tuli sinna kõigesse panustada. Ja ma usun, et ma sain küllaltki hästi hakkama ja kui mul tehtaks veel selline pakkumine, siis ma oleksin kindlasti nõus sinna minema.